kohe selgelt siin. Võimes on ikka vastu ja võib-olla siit võivad neid palju vaadata teha, mis te muidu võivad. Ei ole see varjam ja rada. Kui seda hüpet nüüd ees sees ei oleks päris normaalne, kui hüppas maja sisse ja üldine hummi, kelle tsikkel on midagi sellist, mida tõesti neid mõttetõusus juba absoluutseks tipuks pidada, et ma ei tea, palju seal kuupsentimeetreid on seal, ta ei oska seda isegi öelda, hobujõuda on vist kusagil 200 ringis jalga vahel, mida seda tsiklit isegi saadistatakse läbi arvuti. Et ühesõnaga kõik on juba viimase peal tase ja selge see, et siin kohaliku maa peal sõitmiseks sellist tsiklit ei ehitata, meie eesmärk on ikkagi käia maailmameistrivõistlustel osalemas ja seda ta kindlasti ka kavatseb sellelgi hooajal teha, et seda enam, et Eesti meestel on suutada seda hästi läinud, seal varasematel aastatel on ka meeskondlik 3. koht võidetud. Ja vot on ta omagi ratasmõrgast nagu jõuga läks ja seal on muidu lausa nii-öelda lastekeeles nitro peal, et see gaasiga saab veel ülevaadimist tekitada ja edasi sõita, ja nüüd tuleb oma teise tsikliga ja kas võimsam ratast nüüd viib nii kogenud mehe kui kallisti näkka ülesse. Ei, no tänane mägi on kohe selline, et mitte kuidagi kohe ja et Janne pöördub esimese korral 20 meetriga ja nüüd üritab sellest peaks saama stiilipunkti, ükski mees pole veel tagasi tulnud mäest alla ka omal jalal nii-öelda töötava mootoriga mootorrattaga, aga kahjuks erinevad suusahüpetest mäkketõusust. Kuna tulemused Üste Lodiks on seni jäänud, sest viimasti tasub uuesti proovida. Ja tundub, kui nüüd mäkka ütlema, siis kas on see tõubuja su vahel? Ja me ei lähe, noh. Et oli aastaid paar veel tagasi sinna, mis paar aastat, ega eelmise ja puristas ennast umbes 25 kuule. See on üha suur, paneb börsil ajasse kohta.